Tallinn uppus taas lumme. Esmaspäeva öösel sadama hakanud lumi oli hommikuks tänavatel ja kõnniteedel ühtlase kuni paarikümne sentimeetrise kihina. Ja ehkki sahad hakkasid lund juba öösel lükkama, jäi hommikuks ikkagi üsna palju koristada. Tallinna politseiorkester sai omale uue kodu Tallinna munitsipaalpolitseiga ühes majas. Praeguseks on orkester end juba sisse seadnud, noodi kogu üle toonud ning toimunud on ka esimesed proovid. Jäätmete liigiti kogumine on elanike seas tekitanud palju segadust ja valearusaamu. Selle olukorra leevendamiseks korraldab linn aasta lõpuni erinevates linnaosades tasuta koolitusi. Tallinna kruiisiterminalis toimus transpordikonverents, kus üheks arutelu teemaks oli, kuidas ühildada linna ja linna lähiliine ning milline on rongiliikluse tulevik. Liikuvusreformi suurimaks eesmärgiks on luua sõitjatele ühtsed piletitooted erinevates transpordivahendites. Tallinnas avati avalikud veekraanid, kus saab tasuta värsket ja puhast joogivett kuni septembri lõpuni. Kokku avatakse suvehooajaks Tallinnas ligi 60 avalikku veekraani. Tallinna kalaturul toimus taas iga-aastane kalafestival. Festival on toimunud juba enam kui 10 aastat ning paljud Eesti kalurid ja kalamüüjad on sündmust väisanud selle algusaastatest alates, nii ka sel aastal.